Kutid, täna on see päev, mida mina ja Arti oleme nii kaua ootanud. Arti, miks? Me läheme kutsikale järgi. Me oleme 22 minuti kaugusel ja me lähme toome enda väikese tommikese koju. Siin on temale valmis väike voodikene veekindla alusega, sest ta kindlasti pissib kohe kõik täis. Ja plaan on lihtne. Mees käib tööl, toob raha ja minu jään siis koeraomanikuks koju. Ehk siis minust saab stay at home mom, nii et edaspidi mitte ainult ma ei ole just call me Bridget, vaid nüüd ma olen ka dog mom. Ehk siis full-time töökoht on mul olemas. Ma hakkan tegema puppy trainingut. Nii et jah, stay tuned. Vaadake! See on meie Tommi. Esimene õhtu ilmselt tuleb paar magama. Laita võtsid või? Mis õige ju? Kas see peab ka podcasti tulla? No nii, mõtlesin, et lihtsalt hüppan siia ja räägime Tommi võtmisest, kuidas see kõik läinud on. Tommi on nüüd tänaseks varsti saab juba 6-kuuseks. Tšau! Tšau! See on 6-kuuseks või? Jah, see on 6-kuuseks juba. Juba 6-kuuseks. Ja enne kui lähme temaga jalutama, tööst ärkas enda väiksest päeva näpist, anname talle süüa, teeme väikese treeningu ja siis võtan teid õue kaasa ja räägime täpsemalt. Meie treening on siis praegu see, et kui me anname talle toidu, ta peab istuma ja siis silma vaatama vähemalt 10 sekundit ja alles siis ta võib enda toidu võtta meie Q peale, milleks on siis BREAK, ei taha ära rikkuda, aga vaadake siis ka meie söögi andmist. Ja nii kaua, kuni Tommikene sööb, siis ma näitan teile minu jääkohvi, mida ma alati joon suvel.
ja mulle hullult meeldib see, et minu esimene on tavaliselt 2 kohvi. Minu esimene kohv on soe kohv ja teine on siis proteiiniga ja MCT õliga jääkohv. Ehk siis näitan teile, kuidas ma seda teen. Ma tõesti soovitan, see on mega hea valik suvel ja proteiiniga ka veel, nii et perfecto. Põhjus, miks me peame tal seda liiši veel küljes hoidma ja ei saa tal lihtsalt ilma liishita olla, on see, et me lihtsalt ei saa teda veel usaldada. Ehk siis siin kodupargis, kus teisi inimesi ei ole juures, saan lasta tal niimoodi joosta, aga ta on veel, no ja ütleme, meil ei ole veel recall, ehk siis enda juurde tagasi tulemine ei ole veel nii paigas, et kohe, kui ta näeks näiteks lapsi jooksmas või mingit muud inimest tulemas, sest ta on lihtsalt nii üli siuke, et ta tahab kõigile tere öelda, ta peab nagu, kui lapsed jooksevad või rattaga sõidavad või mis iganes, siis ta nagu peab nende poole jooksma. Jah. Ehk siis jah, ilma liishita lihtsalt ei saaks teda mitte kuidagi kätte, et vaikselt üritame harjutada niimoodi liishiga olema off-leash, aga jah, ei saa kahjuks veel usaldada. Äkki one day. Nii, oleme oma Volkilt tagasi ja mõtlesin, et lihtsalt näitan teile, mis meie oleme kasutanud, et Tommit treenida, kellel on huvi. Ehk siis meie, või noh, ma leidsin, et Inglismaalt on üks mees nimega Will Atherton ja tema on andnud enda nii-öelda siis online akadeemia välja, et ta ongi nagu, ma ei tea, ta oli vist mingi magistrikraadiga, mingi animal behaviorist või midagi sellist. Ja ta on enda selle kursuse teinud, see oli üpris kallis, me tegelikult Artiga ikkagi suht pikalt mõtlesime, kas me võtame selle, see näeb välja umbes siuke. Niimoodi, et siin on järjest meil kõik kursid kuni siis selle ajani, kuni ta on 1-aastane. Ja see kurss oli siis Austraalia dollaris meile $500. Me ikka pikalt mõtlesime, kas me võtame selle, aga honestly see on nagu best decision ever, sest et me käime lisaks ka laupäeviti, käime siis pargis, kus saavad koerad enam-vähem samas vanuses kokku ja seal on mingi 10-15 koera kõik koos. Ja need on meie jaoks olnud tegelikult, ma ütleks, ikka on see, et võid koera ju koolitada ja õpetada, aga see, mis ta sul kodus teeb ja see, mis ta sul siis kodust väljaspool teeb ja kuidas ta siis käitab, need on 2 eri asja. Ehk siis, ja meil ei oleks olnud nagu never sellist teadmist, kuidas temaga kodus igapäevaselt käituda, mida teha, mida jälgida, kuidas nagu katkestada halbu, ma ei tea, siis käitumusmustreid meil poleks olnud never, kui me oleks ainult 1 korra nädalas nendel koerte koolitustel käinud, sest seal ta on lihtsalt nagu, ta on lihtsalt nii high energy dog, et meil praegult ongi pigem, et kogu treening on pigem pigem on selle ümber, et kuidas seda koera hoida rahulikuna, ehk siis nüüd Artiga olemegi teinud ka nagu
et proovime rohkem käia nagu sellistes kõrge liiklusega või siis kus palju inimesi ja koeri jalutab, et me lihtsalt istume, oleme, vaatleme ja me ei reageeri. Ja et nii kaua, kui ta istub ja vaatab meil otsa, siis see on great, sest et nagu viimased korrad, kui me oleme käinud nendel treeningutel või kuskil, kus on palju inimesi, siis nagu jah, ta tahab minna iga inimese juurde ja lihtsalt ei vaata otsa, ei kuuletu, ei tee midagi. Ehk siis see on nagu meie plaan siis. Aga jah, mõtlesime ja vaatasime, et treeningus oli ka, et hakata vaikselt agility neid track'e ise proovima. Et treeningus on ka väikselt need juba tunnelid asjad, mis ta on proovinud. Aga eks ta on nii väike veel, et palju mingi hüpata ja möllata ei saa, aga mingeid asju saame hakata proovima lihtsalt, et ta hakkaks õppima, et koos meiega ja meile otsa vaadates ja meie juhtimisega saad hirmust üle. Ehk siis see tuleb ka päris äge. Aga mõtlesin ka, et räägin üldse vahepeal lihtsalt mõtlesin, et see ongi nii naljakas, kuidas selle konkreetse tõu ja värvi pilt on minul olnud nagu minu nii-öelda siis vision boardist nagu ever since ma olin, ma ei tea, mingi 15, ma arvan. Ja ma olin nagu üliset, et ma tahan täpselt seda koera, aga nagu alati on see, et expectations versus reality, ma arvan, et ma ise veel seda ei tea, aga täpselt samamoodi ilmselt, kui naised kujutavad ette, et tahaks hullult lapsi saada, siis lõpuks, kui need lapsed saad, siis nagu reality on nagu hoopis teine. Et sama oli nagu meil ka tegelikult, et jah, Arti eriti veel võib-olla, et Arti tahtis alati sükest nunnud kadelit rahulikku koera ja siis sai mingi koera kehastusest teemani lihtsalt, kellel kunagi energia kunagi otsa ei saa ja käid jalutamas ja treenid ja mängid ja möllad ja vaatab sul ikka otsa nagu, et oh my god, mis järgmiseks, et jah, me Perdis siis ma olen leidnud Instagramist ka veel jah, tõttire öelda juh. Perdist leidsin ka sükse grupi nagu Herd of Us, ehk siis kõik, kes on nagu herding koerad saavad siis tulla nagu kokku ja nad teevadki kokkusaamisi, igasuguseid näiteks, et lähevad päevaks ja proovivad lambakarjatamist ja et kus kõik on samade nende nagu käitumusmustritega koos, sest muidu kui me oleme ikkagi siin Perdis käinud dog beachides või kuskil, siis mul on alati Tommist nii kahju, sest keegi ei taha temaga mängida, sest nagu tema jaoks see mäng ongi see, et koer lihtsalt chillib ja ta teeb mingi ringe nende ümber või et ta on lihtsalt nagu liiga palju teiste koerte jaoks, siis teised koerd on alati nagu, et get off me. Et sama põhjus ka, miks me ei saa hoida teda off leash, sest et nagu juba nendel interaktsioonidel ma näen, kuidas nagu Tommi ei saa aru, nagu kuna teise koera jaoks on enough, et lihtsalt üks päev ta saab nagu, ma arvan, nagu täiega haigelt kellegilt, sest et teised koerad juba on nagu tema peale nagu haugutanud ja möllanud, et nagu lihtsalt get off me ja ta on lihtsalt mingi jaa, nii tore. et jah. No nii, käisin just jõuksis ära, täna on siis järgmine päev ja mul jäi kuidagi hullult mõttesse, mida tahtsin teiega ka jagada. Ühte ilusat ja ägedat ja motiveerivat mõtet, mida mu uus küünetehnik mainis. Ehk siis, kui ma küsisingi küünetehnikult, kes tegelikult ei ole liiga palju või liiga kaua tegutsenud siis Perdis, et kuidas ta nii kiirelt enda kliendibaasi tegelikult üles seadis, et mega tubli, siis ta ütles lause ja ma sellel hetkel ma nagu ei taibanud ära, aga see on lihtsalt jäänud mind kuidagi kandma. Ja ta ütleski, et sest mu plaan ei olnud. See oli see valik, see oli mu plaan A ja see lihtsalt pidi toimima. Ja ma jäingi mõtlema selle peale, et vot kui naljakas, kuidas meid on tegelikult, ma ei tea, kas teid on, mind on alati kuidagi selle mentaliteediga üles, nagu ma olen ise võib-olla selle valinud või üles kasvanud, et alati, et oleks ikkagi tead mitu plaani ja ma olen ise ka podcasti ütlen seda, et ikka mitu rauda tules ja nagu kuidagi alati selle nagu mentaliteediga siis, et sul on alati plaan A, plaan B, plaan C, et nagu
ja nüüd ma olen hakanud mõtlema, kas see juba eos ei jäta mulle alati alateadlikult seda, et nagu whatever, if it works, it works, if it doesn't, et nagu ma ei fully commit'i. Nüüd, kui ma olen vaatan neid podcast'e, Diary of a CEO näiteks üks minu lemmikuid, siis kõige edukamad inimesed, kes on nüüd nagu mingi multibiljoni firmad üles kasvatanud, ütlevad ka kogu aeg, tippsportlased, kes iganes, ütlevad kogu aeg nagu, et inimesed tänapäeval, kuna me oleme ju nii nagu kogu aeg otsime midagi uut, midagi suuremat, kiiresti, kohe. Me ei ole nõus tegelikult panema seda tööd sisse. Soovitan Kevin Harti The Diary of a CEO episoodi ja tegelikult nüüd, kui ma mõtlen, ta ütles seda sama. Et tema ju mingi 8 aastat ilma tulemusteta sisuliselt lihtsalt surus. Sest et tal oli kogu aeg see, et there's no other way. Nagu, et this must work, nagu that's what I wanna do. Kui paljud meist tänapäeval on nagu selle teadmisega, et nagu see peabki toimima. Kas see või mitte midagi? Kui paljud? Ühesõnaga, mul on endal täpselt seesama, olgu see mingite äride üles kasvatamisega, olgu see Austraalias viisa saamisega, olgu see selles, kui ma tegelesin enda toitumishäiretega, nagu, sest ma alati alateadlikult teadsin ja ma ei uskunud endasse. Ma alati jätsin endale selle, et no okei, kui see ei toimi, siis savi, ma lähen siis sinna tagasi või mis iganes. Ma ei ole nagu olnud ülihea selles, et ei, vot see ja ma ei muuda ja ma raiun. Kas see sõna raiumine on õige sõna selles suhtes, et täna, kui paljud on mult küsinud, et miks ma tahan FIFOst ära tulla, kuidas ma olen nõus sellise suurest summast palgaliselt loobuma ja mis iganes see ongi tegelikult see, ma järjest rohkem ja rohkem olen õppinud ennast tundma, ma olen nõus andma lahti sellest suurest palgast, sest ma tunnen, kuidas see hoiab mind elus tagasi, kuidas ma istun mugavuses ja kuidas ma tahan nüüd tulla linna ja teha midagi muud. Aga mind see lausa puudutas täiega. Me tegime, ma vaikselt jälle teen enda eelmise aasta nii-öelda auditit, mida ma olen nüüd Instagramis ja nii ka natuke promanud lihtsalt, et anda teile tagasi $10 nagu I swear, nagu kui sa vähegi tunned, nagu et you've been stuck on life ja sa lihtsalt ei taha samu mustreid käia ja sa tahad lihtsalt uut aastat võtta vastu. Ja nagu mitte lihtsalt see mingi new year, new me pask, aga nagu päriselt lihtsalt vaadata endale otsa, olla aus ja teha asjad ära, mida sa sisimas tahad teha. Nagu elu on liiga freaking lühike, et järjepidevalt teha asju, mis sulle ei meeldi. That's exactly why nagu ma võtan ennast aina rohkem ja rohkem käsile. Eelmise teema jätkuks ka seesama, et kuidas ma lõpuks sain siis enda toitumishäiretest vaikselt välja, kuidas ma sain meeletus pinžimisest välja. Nagu nii kaua, kui ma saingi aru, et holy shit, nagu ma lihtsalt vassin ja valetan iseendale, mitte kellelegi teisele, iseendale. Ja ma päriselt siiralt uskund, et mul on võimalik teha kas või üks päev niimoodi mööda, et ma ei söö magusat kommi, mis iganes. Ja kui ma lõpuks hakkasin iseendale tõestama, et see fucking on võimalik. Ja siin ei ole mingit muud võimalust, sa lihtsalt pead selle ära tegema, sa lihtsalt pead iseendale tõestama, et you can. See tunne, what see on powerful. Ja ma tegin selle ära ja ma tegin 3 nädalat selle ära. Ja ever since then ma olen nüüd enda elu parimas vormis. Ma panin selle enda gear auditisse ka kirja, et mis on üks asi, või ma pidin 3-4 asja panema kirja, et mis on need asjad, mille üle ma olen kõige rohkem uhkanud. Siis üks nendest oli see, ma lõpuks tõestasin iseendale, et ma saan sellest kohast välja, kus ma olin. Ja ma sain nii, et väike, nagu ikka, mulle
kombeks väike motivatsioonikõnneke teile siia videole vahele. Nii et nii, lõpuks sain toidud, asjad ilusti pandud kaasa ja nüüd lähme the room that needs some attention. Ehk siis, kui te muidu olete harjunud nägema ilusat podcasti tuba, siis nüüd, kui kõik orderid jõudsid, siis see näeb välja selline. Jep, boxes everywhere. Ja ongi, seal on mu nii-öelda merch, siin on mu giveaway asjad, siin on mu pakkimisasjad. Seal on kõik mu märkmikud. Aga vaadake. Unreal. Selle kallal ma olen nii kaua tööd teinud ja siin on reaalselt kogu info, mis sul vähegi, kui sa tahad Austraaliasse kolida ja sa kolid Austraaliasse, kas sa oled esimesel või teisel aastal, siis nagu trust me, ma olen Aussies elanud nüüdseks juba peaaegu 6,5 aastat, millest 3 aastat ma olen teinud nii FIFOt kui offshore'i. Ehk siis ma olen pannud nagu brain dropinud põhimõtteliselt kõik, mis ma nagu vähegi oskan nagu öelda, mis on oluline esimestel aastatel, on kõik seal olemas. Nii et kui sul veel ei ole, siis osta see kindlasti. Aga lähme toome giveaway asjad kõik ja hakkame pakkima. Näeme järgmises